Projekt Nähtamatu lava. Teekond Prantsusmaa Alpidesse. Siis põhimõtteliselt teeme selle nüüd minu järgi. Muud ei olegi. Ma olen kõik steemi kõvasti lühe. Ma taga ühe proovisõidu tegin. Kas sa oled kuidagi sümmeetriline või ebasümmeetriline? Ja siis räägime sellest ka, mis me saavutada üritame ja siis hakkame sõitma. Et esimene sükene 15-30 minutit meil läheb puhtalt siin mõtleme peale. Alustaks niimoodi, et ma toon siia ühe vahendi ja nüüd vaata otse ette, seisa suhteliselt neutraalselt, siuke 20-30 sekundit. Ja mis juhtub, see jätab su jalast termojälje maha, see lihtsalt aitab näha, kas sul on veel võlvi, et kuhu sul raskus rohkem jaotub, kas varvastele või kannale näiteks on. Ja siis aitab meil hinnata siis näiteks sisetalla ja võlvitoe vajalikkust. Pigem kõrge võlv. Tagasi, teeme 5 korda lihtsalt. Üles alla. Ma vaatan natuke, kuidas sa liigud, kas sul kannad kuidagi sisse või. Vaatan niimoodi käega, kuidas need asjad sul ehitatud on. Et põhimõtteliselt tegelikult, kui ma siit käega, et see võlvi esiosa paremal jalal on tunduvalt madalam kui vasakul. Nii, nüüd me teeme siukse asja, et näitan siin samas ette ja siis sa võtad minu koha ja teed järgi. Põhimõtteliselt seisad siia, hea rühiga sirgelt, käed külgedele niimoodi ja siis libistad kumbagi kätt mööda külge alla, nii kaugele kui lähed. Ja kas sa oled kuidagi pidi siis kõver või nii-öelda ebasümmeetriline? Okay. Hästi, nüüd astu poole sammu tagasi ja puuduta oma varbaid. Hästi, see on selline okei liikumine tegelikult. Võta täitsa õlgade peale, toeta see. Jah, ja nüüd põhimõtteliselt otsid mind siit selja tagant üles niimoodi, et pea liigub enne, keha tuleb järgi. Nii kaugele kui suudad. Hästi. Okay. Siia poole natukene paremini. Hästi. Nüüd natukene ettepoole laua peal, umbes nii, jalad sirgelt ette, kerge paine võiks sisse jääda, nii Ja nüüd proovid rindkirja vastu põlvidi. Nii kaugele kui saad. Okei, hästi, tule välja. Selles vertikaalsiinis võtame põlvest kinni, tõmba põlv endale vastu rindkirja, ainult üks korraga, teine jääb sirgelt ees. Tõmba nüüd mõlema käega teda vastu rindkirja endale. Nii tugevalt, kuni sa tunned variant A reietaguses venitust, variant B siin puusa ees pitsumist. Kas on üldse kuskilt ebamugav? Jalum tuleb rinnakorv ette. See on siis see nii-öelda ratturite keeles see puusa avanemise nurk. Sul on pigem hästi selle liikumisega. Siin miski natukene. Ma lihtsalt üritan siit silmaga hinnata. Ainult diagnoosida põhimõtteliselt MRT-ga. Põhimõtteliselt üritad selle all seista, et ma saaksin su pikkuse, siis taustakõrguse ja siis alati ise külje ära mõtta. Praegu lihtsalt ole, ma korra liigutan seda eest ära. See alla tõmmata. Tõmban seal lukk natukene lahti. Just. Seisa paigal, ma panen sind õigesse kohta. Nii, kui pikk sa olla tahaksid? 84 olen olnud. 266. Tegelikult, kui me siin vaatame, siis vasaku see nii-öelda esimene metatarsal on tagapool, kui parem oma. Et siis seda peame meeles, kui me neid klotse ka paika panema. 20 aastat olete aga?
okei, aga ei, selles mõttes, kas sa oled rattaga sõitnud või sa oled täitsa klipiga pedaalidega ikkagi sõitnud ja trenni teinud? No jah, selles mõttes ma ei ole nagu nii süsteemselt. Okei, või võistelnud? Palju sa praegu trenni teed? See on mahuliselt vist mingi 6-8 tundi nädalas. 6-8 tundi nädalas. Selg läks lukku või no mingi diskiline. Ja siuke tunne nagu kukud, iseenesest ei ole hull, kui stem oleks võib-olla pikem. Aga nagu põhimõtteliselt on tunne nagu ma hoian ennast kehaga üleval. Ehk et ma ei toeta käte peale, et nagu see käte tuge ei ole nagu siin kohas. Natuke siuke tunne. Kujutan ette, milline sa olla tahaksid ja milline sa nii-öelda liikumise poolest oled. Siis nüüd ma panengi sind selle rattaga sõitma. Nii kauaks, kuni ma seadistan selle enda puki siis täpselt samaks, nagu on sinul. Selle põhjal sina tegelikult otsustad selle, mis see nagu tulem on. Hästi, ma nüüd vaatan niimoodi väga üldiselt, mis siit vastu terendab. Põhimõtteliselt praegu me näeme väga selgelt, et sadula kõrgus on selgelt liigne. Me näeme, et jalg läheb põhimõtteliselt täiesti sirgeks. Tekib suur kiirendus põlve tagaosas ja puusad sul ka siis selle jaoks, et üldse pedaalideni ulatada, kõiguvad küljed küljele kuigi palju. Aga mida saab positiivse külje pealt kohe välja tuua, on see, et sa istud sadulas tegelikult küllaltki sümmeetriliselt, et seda on hea näha. Ja kui me eest vaatame, siis ilmselt see sama liigne sadula kõrgus praegu paneb siin nii-öelda vaagid ka taha keerama, sellepärast muidu sul oleks lihtsalt seal perineaalpiirkonnad tohutult ebamugav on ju. Ja siis see omakorda teeb siin hästi lühikeseks ja see lihtsalt ei ulatugi sinna, kui sul oleks vaja ulatada. Sa hoiad siis lühemalt kinni ja seda see liigne selja ja just ülemise osa nende kume, see räägib mulle seda. Hästi. Ja länksu poole pealt jah, võib-olla ma proovin, et sul on midagi kitsam. Ma panin 2 teist klambrit. Aeg läks nagu pahasti, kui selle tegelikult see siitu võtta paistab ka välja, et sul on parem võrg kõvasti madalam kui vasakul. Et see on isegi jah, silmaga näha. Aga selle ma teen tõesti kohe ära. Ei ole mõtet lasta sul piinelda, et ma lasen seda saada. Võib minna. Toju. Suur tänu, doktor. 85 ja siis ma panen sul koormuse paika, mis võiks olla selline lihtne, et soon 2 sõitud läheb pühapäeval välja tee 3 tundi, umbes selline. Esialgu. Selles mõttes see on okei, et sa siin ära väsid täna päeva jooksul. Hakkame vaikselt minema nende asjadega ja me alustame siis põhimõtteliselt sadula kõrgusest. Paneme selle sulle enam-vähem paika. Teiseks me vaatame, et vaage sadula peal oleks stabiilne. Et see tähendab siis, et kui sadul on liiga madalal on ju, siis sa pead justkui oma keha eest ära lükkama. See tekitab ebastabiilsust siis puusas. Me üritame seda vältida. Pead seda vees ise külgima. Kui praegu ma panen sul koormuse natukene kõrgemaks, see paneb kanna läbi. Nii on nagu parem. Jah. Ja. Kes klotsid paika pani? Mina ise. Ise panin. Aga isegi ühesõnaga, mis ma praegu teen, ma liigutan klotse alustuseks tahapoole. Kinga suhtes põhimõtteliselt nii taha, kui nad üldse lähevad. Kui on sul põlved käivad suhteliselt laiad, liigutasin klotsi ka välja poole, et eesmärk ei ole tingimata kohe põlve sisse poole tuua, vaid jalalaba ja põlve alla liigutada. Et neid suuri lihasgruppe meil kohe ümber õpetada on üli keeruline. Meil on kaua aega, siis see on nii-öelda siin tahavad asjad natuke rohkem kohale. Vaatan natukene, kuidas näha paremad lahti, lase rikkuma.
nüüd selle vasaku jalaga ühtlane tagurpidi aeglane ring. Ja teeme ring. Umbes sama või isegi kergem näiteks. Jah, väga hea. Siin on koormuspunkt. Kui ma olen siin, siis hakkab põlvene. Kas sa tunned pigem raskub siin või siin? Nüüd kui see peopesa lahti keeran mulle panema, keeran täitsa parem peopesa lahti, veel rohkem, et ta oleks nii avatud, siis näed, praegu ei ole piisavalt kaua sõitnud, väga tekiks, aga punane koht tekib ju siia taha ossa, see tähendab, et siis sul on selline liigutusmoment, et sa üritad ennast püsti hoida. Nüüd see on põhimõtteliselt näha ka sellepärast, et see meelsamini hoiaks aga sealt kinni. Selle peale, kuhu sul siin see koormus? Lähme nagu ette poole. Ta võiks olla võrdne. Et kui on ratas liiga lühike, siis tihti peale hakkad sellest huusidest nagu selle muna pealt kinni hoidma ja randme ikkagi läbi suruma. Ehk siis me peame natukene sul seda asja kitsamaks tegema praegu. Kas lihtsalt randme korrigeerimine? Sul juba on? Proovib. Juba parem. Sellel koormusel on see, kus sa pead ennast tegelikult hästi tundma. Ajala balanss on väga hea, ehk siis 51-49, see on täiesti okei, sellega ei pea üldse muretsema. Ja siis kummagi jala eraldiseisev efektiivsus on 55%, mis on ka tugevalt üle keskmise mõtleks. Kõige rohkem, mis me näinud oleme, on 70 kandis, algajamad ratturid või 40 ja 55 on ikka väga tubli juba. Et siin põhimõtteliselt on näha ka jõuvektorid siis, et sinine joon on kasulik töö, punane või lilla joon on siis kahjulik töö, et mis sind kogu aeg siis takistab. Et see selles mõttes on loogiline kõik enasti on ju, et lihtsalt sul on mingisugune biomehaaniline kadu pedaali üleviimisel siis. Et selle, kui me tahaks natukene trennis sellele mõelda. Tõstmist harjutada. Üks on, see ei tohiks mõelda tõstmise peale, kui sa sõidad. See on siuke counterproductive. Aga ütleme, kui sa näiteks pukki sõidad, millega sa sõidad, siis näiteks tunni aja sees tee 4 korda minut ühe jalaga. Okei. Üks minut aega ühega kinni, minut aega teisega. Ja see nagu aitab sind siis treenida siit puusast hästi stabiilseks. Ja siis tegelikult sul tekib ülihea arusaam sellest, et kus sul seda inertsi on tekitada, et see jalg üle viia. Et see pea nagu tegelikult tõmbab seda jalga, sa pead seal all selle inertsi tekitama, et ta läheks hooga üle lihtsalt. Et see on see, mis sa efektiivseks teed. Et see on väga kina pilt ausalt öeldes. Üritan niimoodi lihtsalt võrrelda. Jah, seda natuke saaks, vist täpselt nii palju kui vaja. Seda ma nihutasin juba ise ka. Jah. 210. Sobib täpselt see. See on okei, jah. Ja siis kui sa lähed koju, paned kohe see sadul ära, lükkad, vaata, põhimõtteliselt teeb pilti ja nii taha kui saab põhimõtteliselt. Visiooni ei ole või? Ma panen teibi peale. Mul on see Velodynamicsi kleep sadule. Ma ei tea, kui Stemmi võib peaaegu et slämmida. Tuli välja. Tasakaalu asja teha. Ütleme tõstan natuke 3 milli. Ja terves on täpselt mingisugune piir vaata. See on täpselt see, mida ma otsin. Ehk siis see hüpotees nagu peale. Sadule kõrguse osas mulle tundub, et see on see, mis ma istub siia pessa juba hästi, siis on ta -2. Ei pane nii, et on 0 ja. Nii see väga hea. Mul on küll ühe korda olnud külje pealt mingisuguse lolli kruumi. Lõpetasime Marko rattaseadistamise. Marko teadupärast läheb etappi sõitma, seega põhimõtteliselt me valisime mugavuse üle aerodünaamilise efektiivsuse ja ütleme, kui me võrdleme siis algasendit siis lõppsättega, siis Markol oli sadul, oli tohutult liiga kõrgel ja me tegime ratta üleüldiselt tema jaoks natukene lühemaks, et tal oleks seal tõusudel pingutades natukene mugavam olla.
ühesõnaga täna mõõdeti mind üle, mõõdeti ratast üle ja siis väikeste muudatustega prooviti see asend võimalikult ideaalseks saada ja mis oli kindlasti kogemuse juures äge, et nende, vaata sa ise ei näe ennast külje pealt, et sa näed, kuidas kõik su tükid liiguvad ja kas on mingisuguseid asju, mis võivad minu sooritust mõjutada. Mul oli liiga kõrge sadul, mis oli mu enda jaoks üllatus ja kuidagi selle nagu käte hoidmise ja asendite teemat, et siin sai päris palju korrigeeritud, nii et ma usun, et tulemus sai palju parem kui mu senine sõiduasend. Et väga äge kogemus. Nüüd, kui me oleme siin Velodynamicsis asja ideaaltingimustes paika pannud ja Markol üle siukene nädal või 2 uue asendiga kohanemiseks ja siis ta ilmselt saab ise oma kommentaari jagada.